Tere tulemast kuulama peaasi.ee podcasti Pearaadio. Pearaadio podcastides räägime vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Mina olen Elina Masing, a.k.a. Valge tüdruk ja olen täna siin külalissaatejuhi rollis. Ma ei ole täna siin sugugi üksi. Minuga koos on siin meediapädevuse spetsialist Gretel. Tere! Ja vaimse tervise koolitaja Minna. Tere! Peaasi.ee on oktoobris tähelepanu pööramas sotsiaalmeedia teadlikumale tarbimisele. Selleks on loodud kampaania Pst! Tegemist on sotsiaalmeediaga, liigne tarbimine võib mõtted krussi ajada. Tarbi nutikalt. Täna me siis räägimegi sellest, kas ja kuidas ja miks sotsiaalmeedia vahepeal meie mõtted krussi ajab. Me kõik veedame seal aega, aga miks me seda tegelikult teeme? Mis on see, mida me võidame ja mis on see, mis vaikselt ära kaob? Koos otsime vastuseid ja jagame nippe, kuidas sotsiaalmeediat targemalt kasutada, nii et me tunneksime end hästi ja mitte süüdi. Ma siis alustan enesetutvustusega. Ma olen Elina. Olen loominguline inimene, õppisin balletikoolis, siis õppisin Viljandi Kultuuriakadeemias. Mul on etenduskunsti ja tantsu taust seega. Ja praegu tegelen muusikaga ja erinevate kunstiliste projektidega. Ja minu seos sotsiaalmeediaga on võib-olla see, et ma töötan sotsiaalmeedias. Ma promon ennast, ma proovin kuidagi tegeleda selle maailmaga ja samal ajal ma olen ka lihtsalt tavaline inimene, kellele meeldib käia TikTokis. Minna, palun siis tutvusta ennast. Ja mina olen Minna. Mina olen peaasjas psühholoog ja vaimse tervise koolitaja. Ja hetkel staatuse poolest tegelikult olen 2 lapse, üsna väikese lapsega kodus. Nii et ka minul sotsiaalmeedia on selline igapäevane viis, kuidas siis kodust väljaspool oleva maailmaga ka kontakti hoida. Nii et, aga mul ühtegi sellist avalikku kontot ei ole, et ma olen ikkagi selline, ütleme nagu tavaline tarbija. Ja mina olen Gretel, ma töötan Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis meediapädevuse spetsialistina, juhin meediapädevusega seotud projekte, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et ma räägin erinevate sihtrühmadega erinevatest meediaga seotud teemadest ja uurin neid teemasid. Ja lisaks sellele sotsiaalmeediaga seos on see, et mulle lihtsalt väga meeldib see ja mul on endal avalik TikToki kasutaja, aga jah, nii et mulle meeldib ka see praktiline pool sotsiaalmeedias väga. Väga meeldiv. Alustaks siis sellest, et mis asi on sotsiaalmeedia? Ütleme, et ma tulin just koopast välja. Mida see tähendab? Kas see on kogu internet, kas see on kõik, mis on telefonis, kust see piir jookseb? Mis asi see on? Üldiselt sotsiaalmeedias on oluline, kui me võtame selle termini lahti, siis ühelt poolt on sotsiaalne ja teiselt poolt meedia. Meedia pool märgib siis infot, et sotsiaalmeediast ja üldiselt meediast me saame infot. See ei pea olema mingi väga nii-öelda kvaliteetne info, see ei pea olema uus info, aga see on info. Ja sotsiaalne pool siis märgib seda, et me saame suhelda seal. Meil on võimalus teistega rääkida, meil on võimalus kommenteerida, meil on võimalus olla vestlusest osa. Ehk siis sotsiaalmeedia alla loetakse siis selliseid infokanaleid üldiselt, kus on võimalus ka suhelda. Nii et näiteks, kui me räägime veebiajakirjandusest, siis võiks ka ju mõelda, et võib-olla see liigitub ka sotsiaalmeedia alla, ma ei tea, Delfi veebileht, Postimehe veebileht, aga kui me mõtleme sellele, et seal saab küll kommenteerida, aga sul ei ole otsest võimalust kellegagi seal suhelda, sul ei ole võimalus seal kellegagi vestlust alustada, siis sellepärast see otseselt sotsiaalmeedia platvormi alla ei liigitu. Jah. Aga see on nii imelik ju, et näiteks TikTokis ma tean, et see idee justkui ei ole, et me suhtleks, et see on see, et ma saadan seda videot, mis ma just vaatasin näiteks kellelegi, aga see on ikkagi nagu... Aga selles mõttes see kellelegi video saatmine on ka ju osa sellisest sotsiaalsest funktsioonist, et me ikkagi mingil määral ju vestleme kellegagi. Lihtsalt me ei ütle sõnu või me ei kirjuta sõnu, vaid me saadame mingi video neile. Et see ikkagi täidab seda rolli.
ehk siis see suhtlemine on lihtsalt väga teistsugune mõnes äpis. Mõnes äpis tõesti. Meil on ka selliseid rakendusi, kus on otseselt ainult suhtlemine, on ju, Messenger, WhatsApp, et on ka selliseid rakendusi, aga jällegi TikTokis on siiski olemas koht, kus saad ka sõnumeid saata, et sul on see otsese vestluse alustamise võimalus seal olemas. Ma võin nii palju lisada, et mina seda definitsiooni ei tea, on ju, et vaimse tervise spetsialistina, aga nii palju, kui ma vaatasin vaimse tervise uuringuid, mis uurivad siis sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele, siis määratlus oli üsnagi sama. Aga jah, seal eristati siis ära, et kus sa oled võib-olla selline passiivsem nagu tarbija või tähendab see mitte nagu platvormide põhiselt, aga et ka nii-öelda inimesed, et kes on passiivsem tarbija ja kes on rohkem siis see sisu looja. Et seal on tegelikult ka juba erisused nii-öelda vaimse tervise mõju osas võivad olla. Ma tegelikult tahtsingi küsida, et mis on teie isiklik suhe telefoni ja sotsiaalmeediaga? Kui palju veedate aega telefonis? No ma veedan telefonis aega, aga rohkem sellepärast, et minu töö on ka osaliselt minu telefonis. Et mingeid kiiremaid tööasju ma arutan lihtsalt Messengeris näiteks või siis vastan meilidele telefonis. Ehk siis see tegelikult võtab suurema osa ajast, mille ma veedan telefonis. Aga ma arvan, et mu suhe sotsiaalmeediaga on üsna tervislik tegelikult nüüdseks, sest et mul on päevi, kus ma ei veeda seal põhimõtteliselt üldse aega. Mu sõbrad teavad, et ma vastan neile ülimalt pikalt, sest et ma lihtsalt ei suuda vahepeal, aga siis mul on päevi, kus ma tunnen, et aga täna on selline TikTokis olemise päev, nagu täna võib. Ja siis ma olengi TikTokis ja ma ei tunne ennast kunagi sellepärast halvasti, sest ma tean, mis minu motivatsioon selle taga on ja ma tean, et see ei ole mul absoluutselt igapäevane tegevus, et ma seal tunde veedan. Kas sa lood ise sisu ka? Ja, TikTokis küll, jah. Aga see on nagu töö erialane või ka nagu vaba aja sisu? See on pigem vaba aja sisu, mulle lihtsalt väga meeldib seda teha, aga ja see ei ole otseselt, ametlikult see ei ole üldse tööga seotud, aga ma vahepeal muidugi tahan ka seal meediapädevuse spetsialisti vaatenurgast mingit infot jagada, mingeid kampaaniaid, mida me teeme, lihtsalt sellepärast, et jõuda selle sihtrühmani, kelleni me tahame ka nende kampaaniatega jõuda. No kas või ka tänast sündmust ma jagasin TikTokis, sest et tahtsime jõuda selle sihtrühmani. Aga kas sa vihjasid ka sellele, et alati ei ole olnud nii hea suhe sotsiaalmeediaga? Jaa, selles mõttes, et praegu ma olen 23 ja nüüdseks ma olen tõesti jõudnud selleni kuidagi teadlikkuseni läbi enda töö, aga lihtsalt ma arvan, et ka vanusega kuidagi ikkagi tekib see, et saad aru, mis on su prioriteedid on ju igapäevas ja võib-olla enam ei ole see prioriteet TikTokis scrollimine, aga muidugi näiteks koroona ajal ma elasin Värskas ja oli karantiin, ega mul midagi muud nagu teha ei olnud, kui telefonis passida. Ehk siis jah, selles mõttes on väga suur erinevus selle ajaga kindlasti, kus mu screen time oli tõenäoliselt nagu mingi 12 tundi päevas. Sest taaskord, ma olin Värskas ja ega seal ka väljaspool koroona aega väga midagi teha ei olnud ausalt öeldes. Et selle ajaga võrreldes on asjad muutunud, aga ka siis ma jõudsin ikkagi lõpuks, karantiini lõpuks ma jõudsin selleni, et ma suutsin kas või seda telefonis veedetud aega kuidagi teadvustada endale rohkem ja valida siis selliseid tegevusi, mis päriselt arendasid kuidagi. Ma hakkasin väga palju mingi YouTube'i dokumentaale vaatama ja mingitele teemadele tähelepanu pöörama ja maailmas muidugi toimus ka väga palju tol hetkel, nii et see oli ka, ma hakkasin avastama seda ülihead võimalust, et kui sul on teadlikkus ja sul on kriitiline mõtlemisoskus olemas ja sa oskad eristada tõest infot väärast, siis see info küllus võib küll vahel paanikasse ajada, võib küll vahel olla väsitav, aga samas sul on oskus leida siis seda kasulikku infot enda jaoks ja seda huvitavat infot enda jaoks. Ja kindlasti karantiini lõpuks ma oskasin ka kuidagi ennast rohkem harida siis, kui ma juba seal telefonis passisin. Tore, aitäh. Kuidas sul on telefoniga?
Ja no mina olen tõesti sihuke tarbija, et mina töö jaoks väga ei kasutanud, võib-olla mõni harv meil vahel on ju, aga ma vaatasin nüüd just äsja, minu keskmine telefonis veedetud aeg päevas on 3 tundi, millest siis umbes pool aega ma veedan sellistes suhtlusäppides nagu WhatsApp, kus ma peamiselt siis suhtlen oma sõpradega või lähedastega. Mis ütleme nii, et kui ma mõtlen oma päeva peale, et ma olen nagu kodus lastega, siis tegelikult niimoodi 1,5 tundi sõpradega suhelda tundub ikkagi pigem tervislik selles kontekstis. Et pigem on see minu jaoks vist selline enesehoolitsusviis, kui et selline nii-öelda niisama scrollimine. Aga minu üllatuseks ma veedan ka tund aega Facebookis ja ma hakkasin mõtlema, mida ma seal siis teen, sest ma arvan, ma scrollin, ma ei tarbi seal liiga palju, okei, no jah, seal on, ma ei tea, lasteaia vanemate grupp on ju, kuhu vahel on midagi arutada, aga põhimõtteliselt ma arvan, ma ikka peamiselt scrollin. Et mina olen küll, ma pean ütlema viimased siuke aasta pluss, kuigi ma olen veidike oluliselt vanem kui Gretel, aga ma olen nüüd jõudnud, kui sa ütlesid, et sa oled nüüd nii vana, et sa oled sinna jõudnud, siis mina olen tegelikult 37 hetkel ja ma olen nüüd sinna jõudnud või aasta aega tagasi, et tegelikult ikkagi väga teadlikult limiteerida seda, mida ma teen, kuidas ma teen ja märgata seda, kuidas ma kasutan, mis tunnet see minus tekitab ja ka rohkem seda sisu teadlikult valida, et ma olen väga palju nii-öelda unfollow inud igasugust pahna, mida mul tegelikult praeguse eluetapis ei ole vaja, aga see on päris energia ja ressursi mahukas nagu kureerida seda oma sisu ja seda teadlikult teha, sest see pahn ja kõik see lihtsalt nagu tahab tulla meie poole, on ju. Jah. Kuidas sul on? Aitäh. Ma tunnen ka, et see käib nagu üles ja alla. Ma arvan, et paar aastat tagasi ma oleks võinud olla nagu mul on kõik väga hästi. Aga siis näiteks kui praegu on vaja mingit projekti promoda, siis kuidagi see piir töö ja minu scrollimise vahel kaob ära. Kuidagi ma olen lihtsalt palju rohkem telefonis ja ma tunnen, et mul on tegelikult praegu selline päris äärmuslik olukord, et ma olen nagu mega palju postitan, jagan kogu aeg siuke masin ja samal ajal ma tunnen, kuidas mu peas valmib see tunne, et okei, ma kustutan kõik ära ja ma ei lähe enam sinna mitte kunagi. Ja ma väga ootan seda aega, kui see nagu tunne küpseb valmis. Nii et ma olen nagu siuke love-hate relationship, ma ütleks. Kas sa otsid seda tasakaalu või sa pigem nagu tunnedki, et sa ühel hetkel tahaksid täiesti ära lõpetada? Või pigem tahaksid leida seda nagu kuskil seal kesktee? Ma arvan, et ma ikkagi töö pärast olen seal kõige rohkem ja et ma ise tegelikult ei taha seal olla ja mul ei ole seda nii palju vaja. Aga ja ma ei saa hakkama, ma ei suuda vastu panna sellele, et ise ka olla seal. Aga kas te olete kunagi teinud sellist asja nagu sotsiaalmeedia baast? Näiteks see, mis ma tahaks võib-olla teha? Mina olen, ma olen õppinud ajakirjandust ja kommunikatsiooni Tartu Ülikoolis ja esimesel kursusel mul oli ühes õppeaines oligi ülesanne teha sotsiaalmeedia baast 5 päeva äkki. Ja no see ei ole nii pikk. See ei ole nii pikk, aga samas see oli aeg, kui just oli näiteks sõda alanud, ehk siis inforuum oli tegelikult väga-väga kirev ja seda üleküllust oli palju ja tegelikult mina vähemalt tundsin, et ma tahan seda infot saada, nii et see 5 päeva tundus siis väga-väga pikka. Ma saan aru ja võib-olla ma lihtsalt enda vaimu silmas kujutan ette, kuidas ma ei ole 2 aastat enam kunagi teinud. Ja. Aga 5 päeva ja ma võtsin seda väga tõsiselt, ma võtsin üldse kooli väga tõsiselt ja ma tõesti, ma ei olnud üldse telefonis. Ma unustasin, mul pidi äkki 3. või 4. päeval pidi tegelikult tulema tudengivari. Üks gümnasist pidi tulema mu tudengivarjuks, tähendab minu varjuks siis tudengina. Ja ma unustasin ta ära, ma lihtsalt ei läinud talle vastu, nagu ta ei saanud oma varjutamise päeva. Sest et ma ei olnud telefonis ja mul ei olnud seda meeldetuletust mitte kuskil mujal.
ehk siis see õpetus kindlasti esiteks seda, et ma väga palju toetan oma telefonile, et asju mäletada ilmselgelt. Aga tegelikult see 5 päeva paastu oli üli lihtne lõpuks. Nagu esimene päev oli selline, et märkasin üles, ma võtsin telefoni automaatselt kätte ja ma automaatselt vajutasin sinna kohta, kus mul on muidu Instagram. Aga ma olin kõik asjad ära kustutanud. Nii et nagu ma avasin mingi täiesti suvalise rakenduse, mis on telefonis juba olemas. Ja ma olin nagu, oi, see on põnev automaatika, mis mul on tekkinud. Aga see oli ainult esimesel päeval nii. Ja järgmistel päevadel kuidagi, ma olin ka sisustanud need päevad väga teadlikult juba, et ma sain mingi perega kokku, ma sain sõpradega kokku. Et selles mõttes see tegi ka natuke lihtsamaks. Aga see oli mõnus vaheldus, eriti tol hetkel, kui infomüra oli tegelikult väga-väga palju. Mina olen teinud ka lühiajalisemaid selliseid 3-5 päevaseid paaste ja mulle tundub, et mul on ka üks sõbranna, kes on teinud pikemalt mitu aastat paastu. Ja ma ütleks, et tema kogemust kõrvalt vaadates, siis sa ikkagi lood endale juba päris nagu sukse uue identiteedi ja kõik protsessid ka uueks, et see on nagu päris selline sügav nagu loobumine. Aga mulle tundub enda kogemusest, et selliseks oma praeguse kasutuse analüüsimiseks tegelikult selline lühiajalisem paast on väga hea, sest minul oli ka väga palju seda kompulsiivset käitumist, et ma lihtsalt nagu diivanil istudes hakkasin krabama midagi ja siis ma sain aru, et ahah, et see on mu telefon, aga mul ei ole seal mitte midagi praegu vaadata, et jah, mul ei olnud ka neid äppe. Aga et see kuidagi saada aru sellest iseenda sundkäitumisest, nendest sisse harjunud täpselt samamoodi, et sa vajutad mingi tühjadele kohtadele ja see on nagu täitsa jabur, on ju, et kuidas see on meil nii automaatne, et tihtipeale ju juhtubki see, et meil ei ole plaanis isegi minna telefoni, aga juba järsku on ta meil käes ja me juba midagi seal scrollime. Et selliseks nagu, et aru saada, milline see mu kasutus praegu on, kuivõrd sisse harjunud see on, mis ma siis teen nendel hetkedel, kui ma ei tea, saan kellegagi kokku, ma jõuan varem kohale ja pean ootama kuskil, ma ei tea, Vabaduse väljakul. Ja mul ei ole midagi scrollida, täitsa veider, et tegelikult see on nagu nii automaatne või ma ei tea, sõidan bussiga ja lihtsalt peangi ringi vaatama, et kuidagi mulle tundub jah, et selliseks nagu, kuidas öelda, vanakooli elu meelde tuletamiseks, kuidas nagu vanasti elati, on see tegelikult päris hea ja kuidagi ka selleks tajuks, et kui palju see mu elu siis tegelikult mõjutab. Ehk siis soovitate teha sükest asja? Jah. Ja kindlasti. Ja kui sa ütlesid, et kui sa jõuad kuhugi varem kohale ja pead ootama ja ei saa scrollida, mul kujunes siis, see oli 3 aastat tagasi nüüd, mul kujunes välja väga hea tegevus selleks ajaks. Ma olen muidu prillikandja, aga ma tihti ei kanna prille ja ma hakkasin lihtsalt iseendaga äraarvamismängu mängima, et ma üritasin kohtades ära arvata, et mis on mis. Ja see on väga põnev. Nagu praegu ma olen vaadanud ka ühte raamatut ja üritanud näha, mis seal kirjas on. Seal on vist Läti kindad kirjas. Mulle väga meeldib see raamat. Väga põnev. Mina olen vist teinud, ma arvan, 1-päevaseid. Või ikka, kui ma mingi projektiga kuskil olen, siis ma põhimõtteliselt ei ole telefonis. Aga niimoodi, et ma võiksin olla ja ma ei ole, seda ma olen jah väga harva, väga vähe kogenud. Aga võib-olla tõesti peaks rohkem. Sest mulle tundub, et mingis mõttes see telefon on natuke minult isiklikult vähemalt ära võtnud selle iseendaga olemise aja. Näiteks väga huvitav täiesti teisel teemal seoses ärevusega ma olen käinud teraapias ja siis terapeut soovitas teha sükest asja, et istud kord päevas, võtad 10 minutit ja istud ja ei tee mitte midagi. Ja siis tulevad siuksed asjad välja, nagu kõik need mõtted, mida sul tegelikult ei ole aega mõelda, kõik need mingid ma ei tea, mingid fantaasia, mingi looming, mingid asjad hakkavad looma ja sa oled peas nagu vau. Et see kõik on mu sees, aga ma üldse ei tegele tavaliselt sellega, sest minu päevas ei ole lihtsalt sellist aega, kus mul on 10 minutit ja nüüd ma istun ja ma mõtlen. Ja mul on väga kahju sellest. Ma arvan, et Jaan Aru raamat loovusest ja lugelemisest hästi palju räägib nagu sellest teemast, et keda see nii-öelda tühjuse ja loomingu teema ja see natuke nuti vähendamine huvitab, et siis kindlasti see olekski üks soovitus, kust nagu inspiratsiooni ammutada. Ja. Aga ma küsikski siis nagu täpsemalt, et mis on need plussid ja miinused siis sotsiaalmeedial? Miks me üldse räägime mingist paastust või kas sellel on ka mingeid häid külgi, et ma
iga päev olen 5 tundi telefonis? No siis sellisest meediapädevuse uuringute vaatenurgast võib-olla neid plusse on tegelikult palju ja ma ei lähtu siin sellest, et nüüd 5 tundi oled telefonis, aga lihtsalt sellest, et sotsiaalmeedial endal on plusse palju. Ongi see, mida mina mainisin, et sul on võimalus infot saada ja nüüd siin me hakkame muidugi rääkima sellest, kas kasutaja on piisavalt teadlik, et eristada üht infot teisest, aga üldiselt info saamise viis on meil ülimalt kättesaadav ja olemas. Siis muidugi see ühenduvus teiste inimestega, võimalus seda sotsiaalset funktsiooni siis kasutada, suhelda teistega. Ma arvan, et see oli eriti oluline just nimelt koroonapandeemia ajal, kui me oleksime muidu olnud vägagi üksinda ja sotsiaalmeedia andis seda võimalust meile, et ikkagi teistega kuidagigi seotud olla. Ja lisaks ma arvan, et mida on oluline mäletada ka ja mida on oluline võib-olla endale meelde tuletada hetkedel, kui ma ei tea, õhtul jõuad koju ja tegelikult peaksid juba magama, aga lihtsalt scrollid telefonis ja tunned, et nagu miks ma teen seda, siis tegelikult on väga normaalne see, et me tahamegi argielu muredest ja mõtetest välja saada. Ja sotsiaalmeedias eriti, kusjuures mingi brainroti trendid ja mis on täiesti ajuvabad ja täiesti reaalsusega mitte nagu kooskõlas. Sellised asjad ei tuleta meile meelde mitte midagi meie argielust. Nad ei tuleta meile meelde neid muresid, mis meil on, neid mingeid, ma ei tea, mis iganes paanikaid, mis meil päeva jooksul on olnud, mingeid teemasid, mis ketravad ja millele tuleb hakata lahendust otsima. Nagu kui sa vaatad mingit Itaalia brainrotti, see ei tuleta sulle seda meelde. Sul on täielik nagu väljapääs sellest. Aga kas see ei ole ju ainus viis? Et kas see on siis okei, et see on minu tee eskapismi või kas ma peaks otsima midagi muud ikkagi? Muidugi, kui see muutub selliseks, et ka see muutub nagu kuidagi sõltuvust tekitavaks, ja sa tunned, et sa vajad seda, et sa teed siis õhtuti unetundide asemel mingit doomscrollimist, siis oleks kindlasti vaja sellele mingit alternatiivi puht inimlikust vaatenurgast, on ju. Aga kui see on vahepeal lihtsalt niimoodi, sul ei ole enam energiat, et ma ei tea, jalutama minna, sul ei ole energiat, et veel rohkem trenni minna, mida iganes muud teha. 10 minutit istuda ja mõelda oma mõtteid. Või siis seda teha ja see on ka vahepeal väga vesitav. Ma üritan vahepeal lihtsalt lage vaadata ja ma ei suuda, vahepeal ma ei suuda, sest et mul on lihtsalt neid muremõtteid nii palju tekkinud päeva jooksul, et ma tahan täiesti midagi muud ja siis on okei, kui sa leiad seda muud sellest scrollimisest. Aga jällegi siin tulebki enda piire, ma arvan, kõige rohkem teadvustada ja jah. Ja mulle tundub vaimse tervise vaatevinklist, et hästi oluline on, et kas meie oleme lõpuks selle nagu nutiseadme või selle tarbimise nii-öelda peremehed ja suunajad või see tarbimine on meie peremees. Ehk siis, et kui meil on neid selliseid sundkäitumusi või kus me, nagu sa ütlesid, eskapism, et me ikkagi kaome sinna ära ja me ei tegele enam oma argieluga, et loomulikult vahel oma muredele mõtlemine on liiga koormav ja siis ongi hea teha midagi muud, kuhu me saame nii-öelda üleni sukelduda, on ju, kas see on, ma ei tea, maalimine, gitarri mängimine või on see Itaalia brainroti scrollimine. Ma ei pole seda proovinud, aga võib-olla ma peaks. Et meil ongi vaja sellist pausi oma argielust, on ju, aga teistpidi vahel meil on just vaja mõelda ja oma mingitele teemadele mingeid lahendusi otsida või võtta seda 10 minutit, on ju, et oma loovuse jaoks. Et küsimus on minu arust ka selles, et kas ma teadlikult valin selle telefoni ja mõtlen, et see on üks minu lõõgastusviis praegu, ma tõesti olen siin mingi limiteeritud aja, näiteks 10 minutit, 15 minutit, ma panen ta ära. Kui ma niimoodi suudan juhtida seda, siis ma arvan, et see on tegelikult nagu see kasutus on ikkagi üsna tervislik ja seda võib vabalt teha. Ja kui see ei ole ka ainus viis, kuidas ma oma mõtteid mujale saan, et mul on seal kõrval ka muud võimalused, mida ma kasutan, on ju, mitte ainult mida ma tean, vaid mida ma ka kasutan. Et see on nagu oluline. Aga et kui ma seda teen niimoodi, et ma jälle avastan ennast telefonist, on tunde mööda läinud või ma tunnen, et minu nii-öelda see muu elu hakkab nagu lonkama selle kõrval, et siis peaks ikkagi hakkama seda tasakaalu otsima ja vähendama seda osakaalu. Okei, aga ütleme, et ma tunnengi, et nüüd läks üle piiri, nüüd ma olen liiga palju. Mis ma siis hakkan tegema? Mis ma teen?
kui ma olen liiga palju telefonis. Ja mis sa nagu kohe vahetult pärast seda teed või? Mis ma saan teha, et ennast aidata? Ja kui ma tohin korra veel tagasi hüpata sinna, kuna me rääkisime, on ju, kasud meil jäid nagu kõlama, ma tahtsin korra tasakaaluks tuua, aga siis mida vaimsed terviseuuringud ütlevad nende kahjude kohta ja siis saame lahendusi mõelda, kui nii sobib. Et huvitav on see, et vaimse terviseuuringud toovad välja, et tegelikult riskifaktorid üleliigseks sotsiaalmeedia kasutuseks on nendel inimestel, kellel juba on vaimse tervise mure, kellel on näiteks ärevuse või depressiooni sümptomid, kes juba magavad vähe, kes liiguvad vähe, kellel on madalam enesehinnang. Ma ei tea, miks te naerate. Tunneme ennast ära. Nagu mind kirjeldaksid tõesti. Väga meeldib. Või ka paljusid inimesi mu ümber, kellel ei ole probleeme. Ja tegelikult see ongi hästi huvitav, et need uuringud ise toovad välja, et me tegelikult ei tea, et need riskifaktorid on tegelikult ka need, mida see liigne sotsiaalmeedia või nutiseadme tarbimine omakorda nagu halvemaks teeb, et ta võtab sul veel und ära, ta teeb sind võib-olla veel ärevamaks või meeleolu veel madalamaks, on ju, või enesehinnangu minapildi kuidagi paneb kõikuma, kui sa vaatad teiste ideaalseid hetki seal, on ju. Et tegelikult nagu see põhjus tagajärg, et see on nagu seda ei ole veel nagu päriselt välja selgitatud, on ju, et kindlasti see võib ka olla, et sul on enne mingi selline haavatavus, sa kasutad sotsiaalmeediat liiga palju ja see haavatavus läheb veel suuremaks või et need kuidagi see kehv enesetunne kuidagi võimendub. Naised on suuremas riskifaktoris, mis puudutab sellist sotsiaalmeedia negatiivset mõju. Alati naised. No, kuigi ma arvan, et see nagu naiste suurem osakaal ei ole nii suur, et mehed peaksid nüüd järelduse tegema, et meil on okei, vaata, et me võime doomscrollida nii palju, kui tahame. Aga jah, naised on suuremas riskifaktoris ja huvitav oli veel see, et need, kellel on avalik profiil mõnes sotsiaalmeedia rakenduses, neil on vist 1,5 korda suurem tõenäosus ärevuse ja depressiooni sümptomite tekkimiseks kui need, kellel on kinnine profiil. Ehk siis avaliku profiiliga kaasneb mingisugune teatud siis kas ootus, mingisugune tagasiside, mis on siis kuidagi laiem ja mõjutab seda inimest on ju rohkem kui see, kes seal võib-olla oma kinnises ringis jagab. Jah. Väga põnev, aga tuleme siis nüüd selle juurde, et ütleme, et ma olen 14 või ükskõik 20 ja tunnen, et ma olen nüüd liiga palju telefonis, aga mis ma teen sellega? Ma saan aru, aga ma ei oska midagi teha. Mis ma teen siis? Ma arvan, et siin on vaimse tervise vaatenurk vist olulisem. Ma alustan ja siis kõik jagame oma mõtteid, on ju, et ma arvan, et see muidugi on nagu väga kogemuslik ja ega sellist valmis retsepti kellelegi anda nagu, et lõpuks on see ikkagi, ma ütleks nii, et sotsiaalmeedia ja nutiseadme kasutamine on üks oskus, mida me peame õppima ja ma arvan, niimoodi võikski seda võtta, et võtta sealt ära selle häbitunde, et ma olen liiga palju või ma ei suuda ise ennast takistada või reguleerida, sest tegelikult olgem ausad, me kõik teame, et need seadmed ja need rakendused on ehitatud nii, et me tahaksime seda veel ja veel ja veel ja meil on ainult üks, nagu mu üks armas kolleeg peaasjast ütleb, et meie aju koosneb rasvast ja veest, et ta on lihtsalt üks plönn, on ju, ta on väga tark plönn, aga kohati on ta lihtsalt üks selline plönn organ ja ta on mõjutatav selle välise poolt väga kergesti ja me võime nii-öelda sattuda sõltuvusse väga kergesti, mida me ju näeme, et me inimkonnana olemegi sattunud. Et ma arvan, et neid inimesi, kes saaksid öelda, et mul on väga tervislik suhe nutitelefoni või sotsiaalmeediaga, ma julgen arvata, et neid on pigem vähem. Ehk siis kõigepealt on see, et mõtleme sellest kui oskusest, mida me saame õppida ja siis ongi küsimus, et kuidas ma võib-olla esialgu üldse analüüsin, et milline see mu kasutus on. Selleks täpselt samamoodi võtangi välja, vaatan palju mul ekraaniaeg on, kus ma siis käin, võib-olla hakkan jälgima, et kuidas ma tunnen ennast pärast teatud mingite äppide kasutamist, et võib-olla tõesti, kui ma olen sõpradega, ei tea, mingi kõne teinud või suhelnud, pärast seda ma tunnen ennast
hästi, aga kui ma olen näiteks, ma ei tea, Instagramis või TikTokis scrollinud, siis pärast seda ma näiteks ei tunne ennast nii hästi, need on lihtsalt näited, on ju. Et lihtsalt on see, et ma jälgin seda enda kasutust, kuidas ma ennast tunnen ja võib-olla kolmas minu selline baassoovitus oleks see, et vaadata üle, kuidas mul on elus seis vaimse tervise 5 vitamiiniga. Ehk siis see, et kuidas ma magan, kas ma magan piisavalt, kas ma liigun piisavalt, kuidas ma söön, kas ma söön mitmekesiselt, kas ma suhtlen ka näost näkku inimestega, kas mul see oskus on alles, kas mul on inimesi, kellega näost näkku suhelda ja kas ma kogen meeldivaid emotsioone ka telefonist nii-öelda väljapoolt. Et läbi nende 5 vitamiini just analüüsida, et kui mul ikkagi kuskil seal väga lonkab, kusjuures Peaasja lehel saab ka teha vaimse tervise vitamiinide testi ja saab ka teha sotsiaalmeedia kasutuse testi, et kindlasti paneme need lingid sinna podcasti juurde pärast. Aga et ma vaatan üle, et kui mul ikkagi und on vähe või mu söömine on kehv, et siis ma tegelikult peaksin prioriteediks seadma selle valdkonna, nagu sa enne ütlesid ka, et vahel tuleb nagu vanusega või kuidagi see arusaam ka, et mis on prioriteetsem. Ja selleks tegelikult võib ka kasutada kellegi abi või tuge, on ju, et samamoodi meil on noortele peahea nõustamine, kus saab neid teemasid üle vaadata, et kui keegi tunneb, et ta on tõesti hädas ja ta võib-olla on ise proovinud ja pole saanud nii-öelda näppu probleemile peale, et siis saame ka meie Peaasjas aidata sellega. Ja ma arvan, et puht isiklikust vaatenurgast, sest et ma oma töös ei tegele otseselt selle nii-öelda sotsiaalmeedias veedetud ajaga, vaid selle sisulise poolega, on ju. Aga ma arvan, et isiklikust vaatenurgast ja täiesti enda kogemuse põhjal on ka just see häbitunde äravõtmine selle kõige juurest on oluline osa. Et kui sa tunnedki, et sa oled liiga palju telefonis, iseenda jaoks ja iseenda heaolu tagamiseks, siis see ei ole asi, mille pärast kuidagi ennast otseselt halvasti tunda, vaid see on asi, millega tegeleda. Esiteks see ja teiseks mõelda, et millest see siis tuleb, et mis mõtteid või elusündmusi ma siis sellega alla surun, sest et minul oli kindlasti teismeeas oli põhjuseid, miks ma olin palju telefonis. Olgu see siis koolikiusamine, depressioon, kompulsiivsus, häired, kõik asjad. Et jah, ma arvan, et mul oli seal taga oli põhjuseid, miks ma siis leidsin seda taaskord eskapismi ja mingitki väljapääsu kõigest sellest ja miks ma seal telefonis siis palju aega veetsin. Ja seda enam siis ma ei osanud võib-olla nii hästi muidugi teadvustada seda, et sellepärast, et mul on ajus nii palju toimumas ja tihti ka sellist, mis minu igapäevaelu häirib. Sellepärast ma siis ka veedan telefonis aega, et see kuidagi annab mulle seda väljapääsu kõigest sellest. Et ma ei osanud seda siis siduda ja siis see tekitaski sellist tunnet, et appi ma olen sõltuvuses ja siit välja ei saagi. Et jah, see häbitunde eemaldamine ja mõtlemine, et mis selle tagamaa on, et miks ma olen telefonis palju. Ma arvan, et see on oluline. Mis sa veel lisaksid ise, kui sa mõtled selle teema peale? Või kus sa tahaks vastu vaielda või nõustuda? No mulle tundub nagu paljude probleemid või mitte probleemide, vaid raskuste või ebamugavuste puhul on siis see esimene samm just kui endale otsa vaatamine ja teadvustamine. Et kuidas ma jõuan selle hetkeni, kus ma olen nagu okei. Tõesti, et ma näiteks olen rohkem telefonis, kui ma magan või midagi sellist. Et ma olen väga nõus teiega ja lihtsalt kuidagi tundub raske see samm vahel teha või kuidagi otsa vaadata, et ikka on mugav kuidagi niimoodi sinka-vonka nagu läbi sõrmede vaadata. Ja eriti olenebki üks teema on, et okei, mina kasvasin niimoodi, et mul ei olnud sotsiaalmeediat mingi vanuseni ja siis ma ei mäleta, ütleme, ma olin 10. Et siis hakkas see nagu rohkem teema olema. Aga kui mõelda näiteks lastele, siis tekib küsimus, et mis vanuses seal siis või mis tasemel see eneseteadlikkus peaks olema.
ja samamoodi tegelikult ka ma tunnen vanemate inimeste puhul, et ma ei hakka nimesid nimetama, aga mõned minu vanemad tuttavad mulle tundub, ei saa tegelikult vastu panna sellele soovile telefonis olla ja nad on seal kogu aeg ja vahel see on tõesti mingi laheda filmi vaatamine, aga vahepeal see on lihtsalt see, et ma jagangi lihtsalt mingeid naljakaid pilte, järgmine. Et see tundub mulle nii mingis mõttes varjatud või nagu keeruline varjatud teema, mis on väga selline tunnetuslik samal ajal. Jah, ma olen suga väga nõus, et seda enam mulle tundubki, et see kuidagi raamistada seda tarbimist kui oskust on hästi oluline, et see on nagu me räägime on ju sellest, ma ei tea, väärinfo eristamise oskusest või üldse nagu interneti tarbimise nii-öelda oskustest. Et minu arust need on aina tähtsamad tänapäeval ja samamoodi see sotsiaalmeedia tarbimine, niisugune eneseanalüüs, mis sinna juurde käib, arusaam, et kas ma tekitan ka tegelikult mingit nagu nii-öelda digiprügi lihtsalt juurde on ju oma selle käitumisega, et kõik see tegelikult, eriti mis puudutab vanemaid inimesi, siis ma arvan, et see on tegelikult hästi nagu ka selline tähelepanu alt väljas nagu sihtgrupp, et noortest veel räägitakse on ju ja no laste osas mina olen ikkagi üsna konservatiivse vaatega, et ma arvan, et seal ikkagi vanemate see roll selles reguleerimises on ülioluline, sest me ei saa lastelt oodata. No samamoodi nagu me ei lase oma lapsi, ma ei tea, kuskile keerulise liiklusega kohta või ma ei tea, suure koeraga jalutama, kus ta võib nagu kuidagi ohtlikusse olukorda sattuda, et samamoodi need sotsiaalmeedia ohud on ju veel nii palju tohutu suuremad, on ju. Aga ma ei hakka sinna praegu minema, see võib-olla viib meie teema liiga laiali. Ma tahtsin just lisada siia, et see on ka üks väheseid kohti, kus ma olen konservatiivne. Aga ma ei tea, mille pealt, aga minu tunnetus on see, et issand jumal, lapsed, kes veedavad telefonis palju aega, et kuidas sellega isegi tegeleda, kuidas vanemad lubavad või ja ma tunnen ka, et see peaks olema väga range ja ma tunnen, et seal vanuses see on väga ebavajalik ka see eskapism. Nojah, et enne kui sul tekivad üldse oskused, kuidas nagu nii-öelda tavaelus, ma tean, sa ütlesid küll, et väga ei erista oma uuringutes vist või nagu nutielu ja tavaelu, aga ütleme, et mina praegu eristan, et kuidas sa nagu silmast silma suhtled inimesega või vestlust hoiad, et sul seda oskust nagu ei saagi tekkida. Samamoodi nagu me räägime, ma ei tea, et kirjaoskust enam ei teki, sest me trükime, on ju. Et tegelikult me liigume ikkagi nagu väga eemale niisugusteks inimeseks olemisest läbi selle, et sellepärast ma arvan ka, et kuidagi ütleks nagu, et need päris eluoskused enne kõike ja siis see sotsiaalmeedia saab olla selline tore täiendav tööriist selleks, et meil oleks lihtsam suhelda või vahepeal oma meelt lahutada, on ju. Ma arvan, et siin tulebki väga mängu see sisuline pool, et mida siis kas või lapsed või noored sotsiaalmeedias teevad. Et kui lapsed näiteks on vanemate juhendamisel veedavad näiteks YouTube'is aega vaadates päriselt õpetlikke mingeid multikaid. See on väga okei. Ma olen ka üles kasvanud multikatega lihtsalt televiisorist. Nüüd on meedium on teine ja vaadatakse neid YouTube'ist, on ju. Teine asi on täiesti see, kui lapsevanema järelevalvet seal üldse ei ole ja algoritm juhatab lapsi kuhu iganes, ka näiteks brainrotini, mis tegelikult lastele ju ei anna mitte midagi. See ei ole enam teadlik, et ma oma argielu mõtetest ja muredest tahan eemale saada. See on lihtsalt mingi sisu, mida vaadatakse ja see on täiesti teine asi, on ju. Aga samamoodi, kui me noortest räägime, miks me ei erista tihtipeale siis seda digimaailma ja pärismaailma on just see, et kui kunagi, ma ei tea, mängiti väljas kuskil liivakastis, on ju, mitte noored lapsed, on ju, siis nüüd on see mäng lihtsalt kolinud meediasse, on veebimängud ja kui seal on ka suhtlemist oma sõpradega, siis tegelikult ikkagi ju suheldakse. Selles mõttes, et meil on muutunud täiesti see, et kus näiteks mängitakse, kus suheldakse, aga see ei tähenda kindlasti, et me ei saa üldistades öelda, et kõik noored nüüd ainult Messengeris suhtevadki või Instagramis või kus iganes on ju, või sõnumite teel. Et mina pigem näen, et ikkagi noored saavad ka kokku ja suhtlevad ikkagi näost näkku ka. Et muidugi meil on üht tüüpi noori, kes kasutavad sotsiaalmeediat niimoodi, et võib-olla ongi ainus suhtlusviis ja väljaspool seda ei
ei rakenda siis neid sotsiaalseid oskusi ja hoiavad omaette. Aga taaskord seal võib ka taga olla mingeid muid põhjuseid ja mingeid muid muresid. Et jah, see sisuline pool tuleb siin jälle väga oluliselt mängu. Ja ma arvan, et ma varem ei mõelnud nii palju sellele, aga vahepeal ütleme, et see oli Pärnus. Töötasin ühe poisi lapsehoidjana, ütleme, et ta nimi oli Peeter. Ja siis talle väga meeldis telefonis olla. Ja siis me rääkisime natukene tegelikult tema emaga sellest, sest ma küsisin, et kas ma peaksin midagi tegema. Et ma saan tegelikult raha selle eest, et me koos teeksime midagi toredat, ma olen avatud, olen siin olemas, aga et me ei tee mitte midagi. Ja siis ema tegelikult arvas, et see on väga okei, et ta ongi telefonis, et see oli nagu tavapärane praktika pärast kooli, laps tahab puhata, tahab korra mõtted eemale saada ja siis ta on paar tundi telefonis ja siis ta ärkab jälle justkui üles ja siis me teeme midagi toredat või õpime või midagi sellist. Ja mulle tundus, ma muidugi tegin nii, nagu ta ema arvas, aga mulle tundus see natuke hirmus ja pani väga mõtlema sellele, et okei, kui ta on iga päev seal niimoodi telefonis ja okei, tõesti, kui see on väga kontrollitud, et mida ta seal vaatab, aga see on ka selline piir, et väga kiiresti see läheb täpselt kuskile brainroti või kuskile tantsutrendidesse aga ilma, et ta ise tantsiks või ilma, et ta ise teeks seda. Ühesõnaga, et minus tekitas see küll hirmu ja ma mõtlesin, et huvitav, et mis inimene Peetrist saab. Et kus on see nagu suhtlemisoskus, kus on see tunnetus, mis on see argielu, mida tema saab 10 aasta pärast kogeda, kui ta on praegu teises klassis harjunud, et ta iga päev on vähemalt 3 tundi puhkuse asemel telefonis. Et sellepärast ma arvan, ma näen seda natuke äärmuslikult. Ja ma arvan, et siin ongi oluline ka seda teadvustada, kui me ise tarbime või meie lapsed tarbivad sotsiaalmeediat või üldse nutiseadmeid, et tegelikult ikkagi me inimestena me teatud mõttes oleme nagu mugavad, et lapsevanematena ka, et nagu väga lihtne on siis, kui su laps seal nagu ta justkui nagu puhkab koolist, on ju, sa ütlesid päris hästi, et ta ärkas üles ühel hetkel nagu sellest, ma ei tea, ajuhägust või sellest klaasistunud pilgust, on ju. Et ja me ise ju ka, et tihtipeale me ikkagi lõpuks valime nagu selle mugavama tee argiseks toimetamiseks ja see on ka okei, aga et oluline on, et me ikkagi paneksime ennast ka nagu kohati nendesse ebamugavatesse olukordadesse, et kas see on siis lapsevanemana, et ma pean välja mõtlema, mis alternatiivid võiksid olla mu lapsele selleks, et ta ennast nagu saaks kuidagi koolistressi maandada pärast kooli või ma ise mõtlen, et mis see alternatiiv on ju sellele, et ma istun siin tund aega ja scrollin, kas võiks olla midagi muud, mida ma teen selle ajaga, ma ei tea, kas mul on äkki üldse mõni unistus kuskil kuklas, mida ma olen tahtnud, ma ei tea, teha või õppida, aga ma pole selleni jõudnud, on ju, et kuidagi ka teadvustada, et see lihtsalt nagu, et tihtipeale see on võib-olla mugavam variant. Ja just lisaks sellele, mida ma enne ütlesin selle meedia sisulise poole kohta ja järelevalve kohta, ongi täpselt see, et muidugi lastel ju lapsevanemad kuidagi kas või inspireerivad ise enda tegevusega ju, mida sa teeksid puhkuse hetkel, on ju. Et kui sa näed, et sinu vanemad istuvad telefonis, siis tõenäoliselt sa ise tahad ka seda teha lapsena. Et see on ka oluline osa just, et siis näidata, et puhata saab ka jalutades, trennis käies, ma ei tea, mõnda pilli mängides, et neid võimalusi ilmselgelt pakkuda, et ma ei ütle absoluutselt, et see peakski olema ainus puhkuse hetk ja et see digimaailma ja nii-öelda päris maailma mitte eristamine tähendab seda, et ainult digimaailma suunatagi või kunagises mõttes siis digimaailma suunata, on ju. Et absoluutselt mitte seda, aga lihtsalt seda, et kui ollakse telefonis ükskõik mis vanuses, siis kui see sisu seal on õpetlik ja kui vanemas eas ollakse juba teadlikud sellest, mida tehakse, siis on väga okei. Ehk siis, et me mõtleme niimoodi, et kui ma vaatan näiteks mingeid ägedaid retsepte või ma ei tea, kokkamisvideosid, siis selle asemel, et nagu 100 tükki läbi scrollida, siis ma võiksin ühel hetkel peatuda, valida sealt midagi välja ja seda päriselt teha. Või kui ma vaatan, ma ei tea, tantsu, sa teid mingi tantsu näite, ma võib-olla päris täpselt ei tea, mis sisu sa mõtlesid, aga ütleme, et need on mingid, ma ei tea, tantsu
inspiratsioonivideod või trennivideod, et siis selle asemel, et 100 tükki läbi vaadata, ma võiksin ühel hetkel valida ühe välja ja võib-olla, ma ei tea, proovida trenni teha selle järgi või ma ei tea, kas need on niisugused videod, mille järgi saaks tantsida, aga no põhimõtteliselt, et siis tegelikult kasutada ikkagi sotsiaalmeediat kui nagu tööriista või töövahendit on ju selles mõttes, et ta kohati on ka meelelahutus ja see on okei, aga et see piir ikkagi peab olema mingisugune ajaline piir. Et see oli küll ka vaimse tervise uuringutes, et kui ekraani aeg on väga suur ja mida tugevam on see kompulsiivne käitumine, et ma ei suuda, ma ei tea, telefoni maha jätta, kui ma lähen välja või kui mul ei ole telefoni kaasas, siis ma lähen nagu paanikasse või kui ma ei ole, noh, ongi täpselt see, et pöial ise läheb, on ju kuskile sinna äpi peale juba, et ma justkui ise ei valigi seda, vaid mu keha juba teeb seda, et mida tugevamad on need käitumismustrid, et tegelikult seda tugevamad on need vaimse tervise riskid, et ikkagi lõpuks me peame nagu teadvustama seda, mida me teeme seal. Ma vahetaks teemat, aga enne lihtsalt üks huvitav mõte, et see vist lähebki aina keerulisemaks jah, et praegu me räägime sellest, et kui mina näiteks inimesena tunnen, et okei, nüüd ma olen liiga palju telefonis, aga et jah, et nagu tulevased generatsioonid, et mis on nende see normaalsuse piir, et mis hetkel nemad tunnevad, kuidas nemad on kasvanud. Ma arvan, et me peame 10 aasta pärast kokku saama jälle ja siis rääkima sellest ja siis kutsuma kellegi kampa veel sellesama Peetri. Ma just vaatasin ka mingit videot, kus Apple'i boss Tim Cook ütles, et telefonid ei ole disainitud tegelikult selleks, et veeta neis terve elu. Ja see oli minu meelest nii huvitav mõte, sest ta vastas seda selle peale, et temalt küsiti, et mis on tema screen time või kui kaua tema on telefonis. Ja ma ei tea, mulle tundub, et need tõesti ei ole disainitud selleks, et seal terve aeg olla ja et see infovoog on nii hullumeelne. Ja ma tahtsingi küsida teie käest, et okei, et see on üks teema, et kui palju ma olen telefonis, aga teine teema on, et kuidas ma siis jõuan selle infoni, mis on väärtuslik. Kuidas ma jõuan sisuni või kuidas ma jõuan selleni, et telefon on mu tööriist. Oi, see on väga lai küsimus. Kõik algab kindlasti kriitilise mõtlemise oskuse arendamisest, eks ole. Juba kriitiline mõtlemine selles mõttes, et mis on minu jaoks väärtuslik. Sest et ma ei tea, kui mina mängisin 12 aastat viiulit, siis minu jaoks oli väärtuslik mingi uue muusikapala leidmine. Ja minu jaoks oli väärtuslik see, kui algoritm mulle soovitas mingit uut pala, mida ma oleksin tahtnud mängida. Nüüd see ei ole enam minu jaoks väärtuslik, sest ma ei ole viiulit ammu mänginud. Ehk siis kõik oleneb muidugi sellest, millega me tegeleme ja mis meid huvitab, on ju. Ja ma arvan, et kui ma juba algoritme siin mainisin, siis mis meid sotsiaalmeedias juhib igale poole ja mis meie selliseid kogemusi tegelikult kujundab sõna otseses mõttes, ongi soovitusalgoritmid, mis on põhimõtteliselt rakendatud juba kõikides sotsiaalmeedia äppides. TikTokis ongi kõige keskmes soovitusalgoritm. Facebookis ei ole väga soovitusalgoritmi, aga Instagramis on, ühesõnaga põhimõtteliselt igal pool on juba see ja see soovitusalgoritm. Ja soovitusalgoritm töötab siis niimoodi, et ta võtab kõik andmed, mis tal sinu kohta on, ehk siis su vanus, su sugu, liidab sinna juurde kõik, mida sa teed seal äpis, kui kaua sa mingeid videoid vaatad, millest sa kiiremini mööda scrollid, mida sa kommenteerid, mida sa like'id, mida sa edasi jagad ja selle põhjal hakkab siis sulle uut sisu soovitama. See on see põhjus, miks me näeme TikTokis neid videoid, mis on sarnased sellega, mida me oleme varem vaadanud. Ja miks tihti on ka väga kutsuv platvorm, sest et me teame, et me saame väga kiirelt selle meeldiva sisu seal endani. Ja ma arvan, et see teadvus sellest, et mida me siis sotsiaalmeedias teeme ja mis infot me saame, algabki sellest, et me teadvustame, kuidas sotsiaalmeedia töötab ja kuidas need algoritmid töötavad ja kuidas me siis neid ise mõjutada saame. Ehk siis, kui me tunnemegi, et näiteks, ma ei tea, TikTokis hakkab väga palju ette tulema brain rotti ja me ei tahaks tegelikult seda ajuvammi kogu aeg vaadata seal, tahaks mingeid muid teemasid ka,
siis saab väga teadlikult panna not interested brain rot videotele või siis isegi blokeerida neid kasutajaid, kes jagavad seda, näitab kohe algoritmile, et sa ei taha seda ja otsida pidevalt siis neid teemasid, mida sa sooviksid näha. Et see on üks viis. See on minu meelest väga oluline, et ma saan panna noti. Ja jah, et ja samamoodi igal muul sotsiaalmeedia platvormil ja ma arvan, et on väga oluline ka see, et see ei ole enam nii väga teema nüüd, aga paar aastat tagasi oli mingi, keda sa jälgid Instagramis ja kui sa hakkad kui sa unfollow'id kedagi, siis see on nii suur asi ja nagu tegelikult on ju väga oluline läbi vaadata seda, et keda me jälgime ükskõik kus, mitte ainult Instagramis, aga Instagram on pigem selline see avaleht on, selle algoritm on niimoodi üles ehitatud, et sa pigem näed seal neid inimesi, keda sa ise oled jälgima hakanud, on ju. Kuigi Instagrami algoritm on väga veider ja ma ei saa aru sellest üldse. Aga jah, väga oluline on ju aru saada ja läbi käia vahepeal seda, et keda me siis jälgime ja kelle sisu meieni jõuab ja kas me päriselt saame sealt midagi või ei. Ise kureerida jah, teadlikult seda. Ja et mitte ainult, et paneme telefoni ära, vaid ka see, et mida ma sealt vaatan. Ja see on väga, väga hea point minu meelest. Kuidas sa tunned? Jah, mul vist ei ole sellel teemal nii, see pole päris minu pädevus, et ma olen, aga sellega ma olen väga nõus, et ma arvan, et jällegi see on üks nii-öelda tööriista kasutamise oskus, et me saame aru, et see sisu, kui me ise seda ei juhi, siis see sisu juhib meid. Jällegi, ta kaaperdab meid ära, on ju. Ehk siis, et me nii-öelda võtame selle peremehe ohja ikkagi enda kätte ja ütleme, et okei, mina valin, mina otsustan praegu ja siis saab ju katsetada niimoodi, et tundub hea mõte. Ja võib-olla ka teadvustada seda, et ja rohkem isegi nüüd vaimse tervise seisukohast, et iga inimene, kes infot jagab sotsiaalmeedias, tal on mingi motiiv selleks, tal on mingi põhjus selleks. Ja eriti, kui me hakkame näiteks siis praeguse teemaga seoses mingit elustiili abi otsima või mingit vaimse heaolu abi otsima sotsiaalmeediast, siis alati teadvustada seda, et need inimesed müüvad teenust. Nende eesmärk ei ole teha tegelikult tõenäoliselt ja enamikel juhtudel sind nii väga õnnelikuks, vaid eesmärk on raha teenida. Ja sotsiaalmeedias on lihtne enda teenust lihtsalt levitada. Et võib-olla lihtsalt see teadvustamine, et iga inimene, kes sotsiaalmeedias sõna saab võtta, ei ole ekspert. Sest et iga inimene saab sotsiaalmeedias sõna võtta. See ei tähenda, et ta on ekspert. Ehk siis jah, selline ekspertsuse kontrollimine ja arusaam sellest, et kes meiega räägib, mis teemadel, eriti kui me just otsimegi infot teemadel, mis meid kuidagi mõjutavad, mis meie otsuseid mõjutavad, mis meie käitumist mõjutavad. Ja muidugi siin me ei räägi ainult sellest, et mingi teenuse ostmine, vaid me räägime ka kas või praegusest valimiste eelsest ajast, on ju, et taaskord, iga inimene, kes jagab poliitilist infot sotsiaalmeedias, ei ole tegelikult ekspert, sest et igaüks saab sotsiaalmeedias sõna võtta ja selle teadvustamine on ka väga oluline ka vaimse tervise seisukohast. Ma võin näiteks siin avada näiteks seda, et mina olen mutinud story'd, sest mul oli komme jääda story'sid vaatama. Ja nüüd ma teen niimoodi, kui ma hakkan kedagi follow ima Instagramis, ma panen kohe mute. Ma ei taha näha su story'sid, sest ma tean, et ma jään neid vaatama ja neid on miljoneid. Iga inimene paneb neid 27 tükki päevas ja ma ei saa sellega hakkama. Nii et see on minu meelest ka ülihea nipp, mida teha. Ja ma olen tegelikult jätnud nüüdseks paar tükki, mis on nagu mingi uudised või mingi oluline info. Kas teil on ka veel mingid siukseid praktilisi nippe? Ongi not interested, mute. See on väga kava nipp, ma pean minema kohe vaatama, kuidas see käib. Väga soovitan. Aga jällegi see on nii lahe, et see ongi, et sa saad aru, et selle asemel, et võib-olla igapäevaselt võidelda oma ajuga, kes tahab neid story'sid, siis sa nagu ennetad seda probleemi. Et tegelikult see on minu meelest väga tark. Ma isegi ei mäleta, et need on olemas, mul isegi tuleb pähe, et ma võiks vaadata neid, aga varem oli nagu Ja. Minu üks nipp, mida ma olen proovinud küll praegu, mul ei ole, on see, mis on minust väga põnev jällegi ajule töödelda, on kui teha oma telefon mustvalgeks. Et võtta nagu see värvigamma ära, et sul ongi siis see monochrome nii-öelda setting
see on väga huvitav ajule, sest see on jällegi üks väga hea eksperiment, kuidas siis olla sihuke oma elu teadlane. Proovige seda ja vaadake, mis juhtub, et kui palju sellest naudingust tegelikult on seotud selle värvi kirevusega. Et see on... Ma kardan. Ma soovitan seda. Ma julgen öelda, et see on üsna ohutu eksperiment kokku. See tundub nii mitte huvitav appi. Sa võid selle tagasi pärast vahetada. Ma olen proovinud seda ja ma suutsin olla mingi minut aega niimoodi ja siis ma vihkasin elu. Aga minul on kusjuures Instagrami story'dega on see, et ma ei ole mute inud, aga ma ei tea, kuidas mul on see välja kujunenud ja nüüd see, mida ma nüüd hakkan rääkima, paneb mind kõlama, nagu ma oleksin kõige suurema egoga inimene maailmas. Mis, ma ei tea, kas see vastab tõele või ei, aga ma olen kuidagi täiesti alateadlikult hakanud Instagrami kasutama niimoodi, et mul on close friends story seal. Ma sinna panen nagu oma mingi elu ülevaade, mida ma täna teen. Nagu kõiki huvitaks, nagu kõiki mu sõpru huvitaks väga. Ja siis ma panen Instagrami kinni ja ma ei ole enam Instagramis. Ja mulle meeldib, et nagu kuna mina ise panen oma close friend story'sse, no mitte iga päev midagi, aga no üle päeva ütleme keskmiselt. Ja siis ma saan sõbraga kokku. Ja siis ta mainib midagi, et no mul stories oli vaata, et tead küll, ma ei ole kunagi näinud neid stories'id, sest et ma ei vaata nagu kellegi teise asju, ma lihtsalt ise panen asju sinna. Ja siis mõtlen, et nüüd on sõpradega suheldud ja on nähtud ja väga tore. Väga kaval. On ju, aga see tuleb täielikult minu ATH-st. Nagu ma lihtsalt, ma ei suuda inimestele vastata, vähemalt mitte kiirelt ja siis mul on tunne, et kui ma sinna Instagrami close friends'i ära panen, siis ma nagu enda vastutus, kui ei vaata. Ma olen rääkinud, mis mul toimub ja ma olen rääkinud, et ma olen elus veel. Et jah, aga siis teiste asju ma ei vaata. Ja. Mul on üks ennetav meede veel, et kuidas mina olen saanud siis oma bakalaureuse magistrikraadi psühholoogias, olles ka ikkagi sotsiaalmeedia lembene inimene ja kui lihtne on oma lõputöö juurest minna siis ikkagi Facebooki ja Instagrami ja natuke seal scrollida, et kohe, kui sul nagu mõte kokku jookseb, on ju. Kusjuures mina tegin oma lõputöö TikTokis, nii et see oli eriti mõnus. TikToki kohta? TikTokist, jah. No võt, aga minul ka sina inspireerisid mind oma selle mõttega Elina, et mida mina lasin teha oli ja ma lasin oma kaaslasel oma paroolid ära vahetada, nii et ma ei teadnud. Kusjuures see, sa küsisid enne paastu kohta, võt see oli paast. Instagramist vist ikkagi ma ütleks pool aastat. Et ma ei tea, et kui sa lihtsalt ei tea oma parooli, konto on alles, kõik on turvaline, aga sa lihtsalt ei tea oma parooli ja ega ma ei käinud seal muidugi nagu proovimas ka, et õnneks ma nagu nii sõltuvuses ei olnud, aga siis lõpuks, kui siis see töö esitatud sai, siis ma sain oma parooli tagasi ja et vahel on lihtsalt see, et sul on elus vaja midagi ära teha ja sa tead, et sa ise ei ole piisavalt nagu tahtejõuline, et ennast suunata. Muidugi, mis ma tegin, ma leidsin ikkagi alternatiive, ma käisin vahepeal Pinterestis, sest seal sai ka scrollida. Aga see polnud nii põnev ja tavaliselt selle panin ikkagi umbes 10 sekundiga kinni. No okei, valetan ilmselt minutiga. Aga see polnud nagu nii kaasahaara võib-olla kui Instagram, et vahel on lihtsalt vaja, on vaja. Päris naljakas. Minul on tegelikult sõpradele ka mingeid hullusi, mis nad on teinud. Ühel on ka selline äpp, mis paneb, kui sa oled 30 minutit, näiteks ise paned selle aja, 30 minutit oled olnud telefonis päevas, siis ta blokib su telefoni ära ja siis järgmine kord, kui sa tahad Instagrami avada näiteks, siis sa pead ootama minut aega. Et sa ei saa teha seda, et ma vajutan ja kõik. Sa pead ootama, sa istud minut aega, et minna sinna. No, et nagu sa aga sina saad panna siis 10 minutit ja siis sa saadki oma need mõtted ka ära mõelda. Iga kord, ja see oleks mitu korda päevas saaks mõelda. Aga ja need on nagu, tegelikult on igast äpid, mis aitavad tõesti see nagu värvi muutmine. Üks mu sõber tegi seda, et ta võttis kõik äpid maha niimoodi, et seal ei ole neid, mis selle nimi on siis, ikoon, vaid seal on lihtsalt sõnad kirjas. Tal on mingi, ma ei tea, 5 äppi ja siis ongi mingi äratuskell kirjas. Ja nagu selline, kuidas öelda, tegi nagu mitu astet lihtsamaks oma telefoni. Ja minu meelest seda ka töötab ja see on minu meelest lahe, et inimesed proovivad mingeid erinevaid trikke, kuidas ise ennast trikitada. Edasi ma siis küsiks, et täiesti teine teema, et miks me üldse kipume ennast nagu võrdlema sotsiaalmeedias, et kus see tuleb, et ma vaatan mingit pilti ja mul tekib mingi
kes ma olen, et kus selline tendents, kas oskate öelda? No mulle tundub, et see on selline evolutsioonipsühholoogia või nagu sellisesse valdkonda kalduv, et eks me lihtsalt nagu inimliigina oleme tänu sellele elus püsinud, et me oleme sotsiaalsed olevused, et ja ikkagi tänu teiste abile, nii-öelda oma hõimu abile, me oleme kogu aeg elus püsinud ja ma arvan, et sealt tuleb ka see, et me lihtsalt nii-öelda pidevalt jälgime oma ümbrust ja me jälgime nagu suhteid ja mis seal toimub ja mis osa meil seal on. Ja kusjuures praegu mul tuli siuke mõte, et see võib olla ka üks nagu hüpotees, et miks naistel on rohkem raskusi sotsiaalmeediaga seoses, sest nagu evolutsiooniliselt ka naised on rohkem suhete nagu jälgijad ja hoidjad, on ju. Et mehed olid rohkem need, kes küttisid ja toidulauale tõid ja kusjuures oma elukaasega meil oli just üks päev põnev vestlus, et ta ütles, et kui tema tuleb ruumi, siis ta esimese asjana alati vaatab kuidagi, et nagu kas kõik on nagu turvaline või kuidagi ta ei vaata kunagi meeleolu või kas keegi naeratab, ta vaatab lihtsalt nii, ahah, mu pere, kõik liikmed on olemas, järelikult siin hetkel nagu tundub, et kõik on nagu enam-vähem turvaline, on ju. Ma teen ka seda, aga mul on ärevus, on sellega seotud. No, see võib ka olla, on ju. Et aga mina näiteks tulen tuppa, siis mina vaatan rohkem suhteid, et kas keegi naeratab või keegi nutab või mis siin toimub, on ju. Et võib-olla ka sellepärast naised nagu, see muidugi on üldistus, on ju jällegi, et meie ka liigisiseselt või soosiseselt meil on ju variatiivsust väga palju, aga lihtsalt, et me oleme harjunud ikkagi jälgima suhteid ja kuidagi ennast teistega võrreldes positsioneerima ja ma arvan lihtsalt, et ealeski varem ei ole meil olnud nii palju inimesi, kellega ennast igapäevaselt võrrelda. Et me olemegi ju varasemalt olnud ümbritsetud enda lähiringist, kuidagi neid inimesi sa juba tead, nad on sulle tuttavamad, aga see, et me saame ennast järsku võrrelda nagu 1000 teise inimesega, see ei ole nagu ütleme siis normaalne, ma arvan, inimliigi arengu mõttes, et me ei olegi jõudnud nagu meie oskused sellega toime tulla, ei ole nagu nii kaugele arenenud. Aga võib-olla, mis on natuke lohutav mõte minu jaoks olnud nüüd viimased aastad, kui ma olen meediapädevusega töötanud, on see, et need soovitusalgoritmid on ka üles ehitatud niimoodi, et nad kuidagi võimendavad teatud iluideaale, teatud stereotüüpe. Ehk siis mind on vähemalt aidanud see, et ma kogu aeg pean meeles seda, et need populaarsemad videod on populaarsed ka selle tõttu, et algoritmid võimendavad neid rohkem ja need inimesed, keda ma seal näen, nad on tõesti mingite iluideaalide järgi on väga-väga ilusad, aga selle kõige taga on ka väga matemaatiline põhjus. See algoritm on lihtsalt võimendanud neid videoid, sest et algoritmide taga on ju sotsiaalmeediaplatvormide loojad, kes kõik tahavad raha teenida ja mida kauem me videoid vaatame, seda rohkem nad raha teenivad. Ehk siis mida rohkem võimendada mingit videot, mis on juba populaarne, seda suurema tõenäosusega see ju rohkem vaatamisi veel saab. Ehk siis ühesõnaga need iluideaalid levivad niimoodi ja võib-olla see võrdlusmoment on mul viimaste aastatega tänu sellele natuke leebemaks muutunud, et ma lihtsalt mõistan, kui matemaatiline on sotsiaalmeedia ja see, mis seal levib. Ja mulle tundub, et nüüd on sinna ju lisandunud veel kogu see AI loodav sisu, et nüüd nagu, millest nüüd ikkagi juba kirjutatakse ka, et võib-olla teismelised, kes on selles vanuses, kus väga palju käib seda võrdlust, et nüüd põhimõtteliselt tänapäeva teismelised võrdlevad enda ilu siis AI loodud nagu ilu vastu. Et tegelikult see kõik nõuab tohutut, ma arvan, teadvustamist, et mis see üldse on, mida ma seal näen, kas see inimene üldse on päriselt olemas ja mis tema päevas nagu veel toimub, et kuidagi ikkagi me idealiseerime seda ja ikkagi meil tuleb üllatusena siis, et mõni justkui meie poolt nii-öelda imetletud, väga hästi hakkama saab inimene ütleb, et tegelikult ma ei ka nutan õhtuti ja tegelikult mul on võib-olla selles ja selles eluvaldkonnas raskus, on ju. Et huvitav on see, et isegi nagu täiskasvanutena me teadvustame seda, aga ikkagi me lõpuks üllatume. Et me kuidagi vist nagu, ma arvan, see ka mingi inimliigina meie unistus, nagu, et kuskil oleks keegi, kellel on ideaalne elu vaata ja siis tuleb nagu lõpuks ikkagi välja. Nii tore on uskuda seda. Yeah. Ja ma seda mõtlesingi, et huvitav, kas on võimalik, et ma olen näiteks Instagramis, aga et see ei pane mind ennast halvasti tundma, et ma vaatan neid inimesi ja täpselt ma olengi nagu
see on matemaatiline, see on välja arvestatud ja et ma ei hakka nagu võrdlema ennast või et numbrid nii-öelda ei defineeri ei vaatamised, ei like'id, et see on fake. Aga et selleks jällegi peab olema tugev ja enesekindel inimene. Et sellepärast ilmselt tulebki seda enda osa, mis on mina nii-öelda nagu päris elus ka telefonist eemal nagu arendada ja seda toita, sest siis mul on millele toetuda. Et kui minu elu ongi ju tegelikult see, et ma vaatangi nutiseadmes muudkui teisi, mis nad kõik teevad ja ise nagu peamiselt istun ja scrollin, siis loomulikult mul ei olegi millelegi nii palju toetuda, on ju. Et miks see iseenda eest hoolitsemine on eriti oluline sellel ajastul. Ja ma arvan, et selliste kuulsate inimeste puhul alati tundub ka, et teda kutsutakse sinna ja tänna ja ta on seal ja jälle ta teeb seda ja Aga tegelikult jah, see vist, et sa tead seda tausta, et see inimene on ise ennast võib-olla aastaid pushinud sinna või et see on ka suur töö, et näidata seda ilusat elu. Selle teadvustamine võib-olla ka kuidagi aitab. Ja ühtlasi kõik need, mida sina mainisid, et vaatamist, mingi video vaatamiste numbrid on ja kõikide nende asjade võrdlemine teistega. Mul aitas see, et kui ma hakkasin ise TikToki videoid postitama, siis kuigi ma teadsin, kuidas algoritmid töötavad, siis nagu näha lihtsalt seda, kuidas mõni video ei levigi ja seal taga on reaalsed põhjused, mida ka mina meediapädevuse spetsialistina ei tea, sest et me ei tea lõpuni, kuidas algoritmid töötavad, see muutub ka pidevalt. Ehk siis see matemaatiline tehe kogu aeg muutub. Ja selles mõttes, et lihtsalt näha seda ise ka, et ma postitan ühe video, täiesti mõttetu video, saab üle 1000 like'i. Mul läks selle tegemiseks aega minut. Ja siis ma postitan järgmine hetk video, mida ma monteerisin pikalt ja millega ma nägin vaeva ja mille ma mõtlesin läbi. 100 like'i. Okei. Ei, nagu mitte mingit vahet ei olnud. Ma võin postitada ka täpselt samal päeval, täpselt samal kellaajal ja lihtsalt midagi on algoritmis muutunud. Ehk siis võib-olla ka selles võrdluses, et teised saavad palju rohkem vaatamisi kui mina. Seal on väga palju faktoreid juures. Ja ühtlasi TikTok, ma ei tea, kas te olete kunagi TikTokis mõne video teinud, aga TikToki kaamera, nagu kui sa teed TikTokis sees videot, see, kuidas see su naha ära silub, see on lausa imeline, see on šokeeriv. Nagu kui sa teed tavakaameraga versus TikTokis sees videot, see erinevus on nii suur. See on jälle selline hea eksperiment, mida peakski nagu juba noortele nagu pakkuma. Õnneks sellest räägitakse tegelikult päris palju. Nagu, et mulle meeldib ka see suunis, nagu, et kõigile inimestele, et kui sa et näe siis päris elus nii hea välja kogu aeg nagu su sotsiaalne profiil vaata, et siis pead nagu hoolitsema enda eest, on ju. Et ei oleks niimoodi, et seal ma olen nagu imeline ja siis tegelikkuses on ju olen selle tuumsrolliva näoga kuidagi rooman poodi. Ja nagu selles mõttes, et need filtrid on olemas igal sotsiaalmeedia platvormil, aga TikTokis on see erinevus, et sul on juba automaatselt, mitte filter isegi peal, aga lihtsalt see mingi beauty mode umbes ja see on juba nagu automaatselt sul peal seal, mõned ei teagi ja siis vaatadki TikToki kaamerast, mul on täna väga ilus näonahk, vau. See on kui veel teha ju. Muidugi ja siis sa avad tavakaamera või tehakse sinust nagu mõne muu kaameraga pilti ja mõtled, et okei, mis juhtus. Et see võrdlus on väga oluline. Teete need asjad nii ahvatlevaks, ma pean ka endale minema TikToki tegema. Tegelikult meil vist nüüd hakkab aegu otsa saama, kuigi meil on nii põnev. Ma tunnen, me võiks veel 5 tundi rääkida, et me alles alustasime. Aga ma tegelikult küsikski, et mis te arvate, et mis on oluline, et jääks kõlama meie vestlusest või millest me ei jõudnud rääkida või mida te tahaksite lisada sellele, mis te juba ütlesite? Ma arvan, et üldiselt lihtsalt see, et just see häbitunde äravõtmine selle juurest, kui sa tunned, et sa sotsiaalmeediat nii-öelda liiga palju kasutad või telefonis liiga palju oled, et tihtipeale seal on mingid muud tagamaad, millega on võimalik tegeleda ja kõige olulisem on see, et sa teadvustad seda endale ja otsid abi. Ja minu mõte läks ka sinna, et ikkagi öelda, et
et see on ka okei, et me ise ei saa alati hakkama selle eneseregulatsiooniga, et täpselt samamoodi nagu me õpime, ma ei tea, eneseregulatsiooni emotsioonide osas või vahel peab õppima, ma ei tea, kuidas oma vihaga paremini toime tulla. Et samamoodi on see üks oskus, mida õppida ja selleks täna mina oskan soovitada, et vaadake näiteks Peaasja lehele, vaadake Pea hea nõustamisse. Seal on meil eraldi olemas selline nii-öelda digioskuste selline nagu nõustamismoodul, et kui keegi tahab oma digi nii-öelda kasutust analüüsida, et siis seda saab teha koos nõustajaga, seda ei pea tegema üksi. Et vahel võib-olla kellegi selline sõbralik toetus ja mõned sõbralikud küsimused sellel teemal juba aitavad natukene paremini aru saada, et kindlasti ma tahaks öelda, et me kõik oleme inimesed, me kõik õpime neid oskuseid ja ilmselt me õpime terve elu, sest need platvormid kogu aeg arenevad, nad tahavad meid jälle üle kavaldada, jälle tulevad mingid uued põnevad asjad, et ilmselt see meil ei lõppe, see nagu me õpimegi seda terve ülejäänud elu, on ju, kuidas sellega toime tulla. Ja kui Peaasjade lehelt leiate erinevaid materjale vaimse tervise poolelt, siis sisuline pool sotsiaalmeedias ja selle analüüsimine. Meil on leht meedia.ut.ee, kus on noortele, lastele ka siis näiteks kodus vanemaga koos lahendatavaid ülesandeid, mis just seda meediateadlikkust aitavad tõsta. Hästi. Mina võib-olla ütleks, et ma ei teagi, et vist lähtuda sellest, et see isik, indiviid ise tunneb ennast hästi. Et kui sa tunned, et tegelikult on okei ja ma olengi täpselt vahel telefonis, nagu sa ütlesid, siis see on okei ja kui sa tunned, et kellelgi teisel on teised piirid, siis see on ka tegelikult okei. Lihtsalt, et need piirid kindlasti hakkavad väga muutuma tulevikus ja see läheb kõik aina keerulisemaks ja aina rohkem see telefon vist saab, ma arvan, osaks meist ja meie isiksusest või meie inforuumist, meie mõtteruumist. Aga et alati tegelikult saab sellega midagi teha. Kas siis muuta seda sisu, kas mõelda, kellega ma suhtlen, kuidas ma suhtlen, kas ma saadan ainult videosid või kas ma räägin oma päevast. Et seal on tegelikult palju samme, kuidas saab teha nii, et sa tunneksid ennast alati paremini. Ükskõik, mis vanuses sa oled ja ükskõik, kui pädev sa ka ei ole. Ja siis võib-olla lõpetakski ära nüüd selle vestluse. Lisainfot saab siis vaimse tervise teemadel www.peaasi.ee. Nagu juba öeldi, siis seal leiate erinevaid võimalusi, saab ka kirjutada e-nõustamisse, e-maili. Et siis saab registreerida ka videonõustamisele, kus saab kindlasti abi professionaalidelt. Ja suur aitäh teile vestluse eest. Aitäh, väga põnev oli. Mina õppisin uusi nippe, ma lähen kohe mute'in story'dele ja väga inspireeriv oli. Aitäh minu poolt ka.